Venemaa korraldas 9. juulil Peipsi järvel Piirissaare piirkonnas laskeharjutuse. Oletatavasti oli harjutuse eesmärk mängida läbi meredroonide tabamist. Meie jaoks ei olnud see midagi eriskummalist selles mõttes, et Vene pool tegutses oma õppeharjutusega, meie lihtsalt jälgisime neid, mis seal toimus ja et meie poole mingisugust mõju sellel tegevusel ei olnud. Teavitasime tavapärasel viisil, et juhtimiskeskust ja koostööpartnereid. Kaitsevägi teatas, et Eesti idanaabri tegevused toimusid Peipsi järvel Venemaa Föderatsiooni enda vetes. Eesti ei kommunikeeri Venemaa Föderatsiooni territooriumil toimuvaid õppuseid. Saame kinnitada, et kõnealused tegevused ei kujutanud ohtu Eesti iseseisvusele, põhiseaduslikule korrale ega territoriaalsele terviklikkusele. Täpselt kus, millega ja kuidas venelased tuld andsid, ei avalda ei Kaitsevägi ega Politsei- ja Piirivalveamet, sest selliste vastuste järgi oleks Venemaal võimalik tuletada, milline on Eesti poole võimekus jälgida sealpool piiri toimuvat. Kohati oli aga tunda pauke ka kõrvadele, tõsi küll, mitte kaugemale sisemaale. Kas oli siia ka midagi kuulda või midagi näha? No ega täpselt nii palju kui meediasse tuli, sain mina ka täna hommikul teada, et meil siin paadimeeste listi tuli selline uudis lihtsalt, aga ega ma rohkem sellest elust midagi ei tea ja mis seal tegelikult toimus. Aga siin koha peal midagi kuulda ei olnud? Ei olnud, et meil on jah, et Piirissaar on siit 20 kilomeetrit kaugel ja noh, ei kuule jah seda. Praegusel ajal, kui meil piiri taga sellised asjad toimuvad, siin elada on Peipsi kaldal, et on vahepeal selline hirmumõtted ka peas või pigem tundub turvaline? Siuksed mõtted pole kunagi nagu peast läbi käinud, et hästi rahulik ja nagu ikka. Pole eriti mingit mõju tundnud, et olen nagu piirivööndis nii-öelda. See on lähedal. Kui ma nüüd hakkaks mõtlema, et kus ma siin elan on, et Venemaa piireres, no siis ei kannatakski siin elada, et meie oleme oma elu ja nemad elavad selle oma elu ja nii lihtne ongi. Mõne päeva tagasi oli siis seda grupp 1 ja terve seda turistidega bussi, mis on päritolu oli see Rootsis ja me saime teada, nad rääkisid, et tuli spetsiaalselt meie piirkonna, et vaadata, kuidas Peipsi järvel teisel pool liiguvad siis Venemaa sõjaväelaevad ja see oli täitsa crazy ja me naeretasime täiega. No aga vaadake, ilm on igasugune ja inimesed on igasugused. Politsei sõnul ei teavitanud Vene pool Eestit laskeharjutuste läbiviimisest Peipsi järvel ette. Tegelikult pole ka seda kohustust. Õppustest tuleb vastavalt rahvusvahelistele reeglitele teatada, harjutustest mitte. Üldjuhul suurematest õppustest meie piiriveekogudel anname teada või mis on piiri lähedal, millest võib siis tekkida vajadus teisel poolel selgitusi anda. Aga vastaspoole poolt võib öelda, et see nii on, et kord nad annavad õppustest teada, kord ei anna. Vene pool on varemgi piiri lähedal korraldanud erinevaid õppusi ja laskeharjutusi, mille helid ulatuvad Eestisse, nentis täna Politsei- ja Piirivalveamet. Täpselt nagu Eestigi korraldab piiri lähedal õppusi ja harjutusi.